No tervist! No tere! No nii, alustame oma sügishooaega, naiste ettevõtlusjutud, et meie sügis küll algas juba, teistel algas septembris juba, aga meil algas siin oktoobri lõpus on ju. Aga mina olen Katrin, kui keegi mind veel ei tea, olen üks selle grupi eestvedajatest ja loojatest. Olen ettevõtja ja raamatupidaja ja koolitaja ka ja minuga täna on siin üks hästi äge naine, Viivika. Tere, Viivika! Tere! Viivika on edutreener, koolitaja ja ka ettevõtja. Ja tegelikult ma ütleks ka, et üks eriti äge naine, kellega mul oli au kohtuda esmakordselt ülikoolis. Et mina läksin esimest magistrit tegema ja Viivika läks teist tegema. Nii et ülikoolis võib ka keskealisena ägedaid inimesi ja sõpru kohata. No nii, Viivika, tutvusta ennast natuke, kes sinust midagi ei tea. No tere kõigile. Jah, mina olen Viivika, edutreener ja koolitaja. Ja selles mõttes ma olen ka ettevõtluspraktik, et selles mõttes tean väga hästi ettevõtjate neid hirme ja valusid ja muresid. Olen kogenud neid oma nahal ja selles mõttes tean ka neid rõõme, siis, mida siis nende hirmude ületamine endaga kaasa toob. Et selles mõttes ettevõtlusega ma olen tegelenud teadlikult üle 10 aasta või tegelikult isegi üle 15 aasta. Aga kõige esimene ettevõtluskogemus oli mul kunagi, kui ma tegin oma tantsustuudio, aga ma absoluutselt ei defineerinud ennast siis ettevõtjana, sellepärast et see kuidagi nagu tundus, et see on, ma kogu aeg olin tantsinud ja siis tegin lihtsalt tantsustuudio ja tead, see oli nagu selline hästi selline orgaaniline üleminek ja ma absoluutselt ei arvanud, et ma olen ettevõtja. Ja siis tekkis nagu pikem paus ja uuesti ma alustasin siis ettevõtlusega. Mul on tegelikult olnud hästi palju ideid alati, aga on siis võib-olla pole jätkunud sellist julgust neid alati ellu viia. Ja siis ükskord ma siis otsustasin oma idee ellu viia ja kui ma siis toote idee ellu viisin, siis ma arvasin, et ma olen ettevõtja, et selles suhtes, et kuidagi nagu toote turule toomine, kogu selle protsessi läbi tegemine, et siis ma hakkasin ütlema, et ma olen ettevõtja. Et sellega ma sain tegelikult väga hea kogemuse nii nagu Eesti turul kui rahvusvahelisel turul. Ja pärast seda siis jällegi väga orgaaniliselt hakkasin ka teenust pakkuma, siis koolitusi pakkuma, et see nagu kuidagi täitsa nagu loomulikult sattus minu ellu ja tänaseks ma siis põhitegevusena tegelikult koolitan väga paljusid alustavaid ettevõtjaid läbi Töötukassa partneriks olemise on ju. Ja siis ka kõiki teisi selles mõttes, kes siis mõtlevad oma ettevõtlusega alustamisele või siis selle kasvatamise peale ja peamised need sellised teemad, milles ma siis iseennast tugevalt tunnen ja milles ma siis inimesi koolitan, ongi siis ettevõtlus, turundus, bränding ja siis selline motivatsioon, et vahest on seda ka vaja. Ja ma tooksin välja selle ka, et tegelikult me oleme sinuga ju konkurendid, aga mulle Ja, mingis nii mõttes äge muidugi, ja. konkurent. Ja me oleme konkurendid ja mõnes mõttes ka partnerid, et tegelikult mina olen ka varem teinud niimoodi, et ma olen oma konkurentidega otsinud partnerlussuhteid. Selles mõttes, kui ma tõin oma esimese toote turule, siis esimene asi, mis ma tegin, kui mitte päris esimene asi muidugi, aga kui ma teadsin juba, et see toode hakkab valmima, esimene tiraaž, siis ma läksin oma kõige suurema konkurendi juurde ja küsisin, kas ta tahab neid edasi müüa ja meist saidki selles mõttes partnerid, et ma tegelikult teadsin kohe, et selles nišis ma ei taha nagu ennast turundama hakata ega oma nime tegema hakata. Ja kui meil olid juba väga tugevad tegijad juba olemas, siis ma mõtlesingi, et kas ma hakkan nüüd nendega nagu niimoodi konkureerima ja ennast siis ise siis nähtavaks tegema siis selles valdkonnas või ma siis proovin nendega koostööd saada ja ma siis niimoodi tegin, nii et see ei ole esimene kord, kus ma otsin seda konkurentidega koostöökohta tegelikult. Aga minu arust on see hästi hea nagu strateegia, et me ei peaks nagu hakkama kohe konkureerima kellegagi, vaid tegelikult
vaatame, et kuidas me saaks üksteist nagu täiustada või koostööd teha, et siis tegelikult see nii-öelda kuma paistab kaugemale, et muidu on see, et Mhm. üksi, et igaüks ajab seda enda asja. Aga enne kui me läheme selle tänase teema juurde, bränding, et ma korraks võib-olla tooks selle välja ka, et sa tegelikult ju nende toodetega, mida sa tegid, läksid ju päris ka Amazoni turule. Et minu Mhm. arust on see ikkagi ka päris kõva näitaja. Et Ja, kuidas sa sinna sattusid? Ja mis ma lihtsalt tooted need läksin. on? Vaata, need on praegu salapära säilib siin, et mingid tooted on ju. Tooted, mingid kavalad tooted, selles mõttes ja, et ma olen siiamaani selles mõttes hästi, mul on erinevaid huvisid ja üks nendest on siis huvi feng shui vastu ja tegelikult see esimene toode tuligi siis selles nišis, et ma tõin või noh, nii-öelda lõin siis sellise nagu uudse toote mõnes mõttes, et see oli siis selline stardikomplekt, mis aitas feng shui huvilistel hästi lihtsal viisil nagu seda feng shui'd oma kodudes ja kontorites rakendada. Ja kui ma alustasin selle ideega, siis ma arvasin, et Eesti on hästi väike. Noh, nagu kõik me ettevõtjad arvame, et Eesti on hästi pisike ja mis me siin ikka toimetame, et kohe proovime kuskil kaugemale minna. Ja ma tegin selle toote alguses üldsegi inglisekeelsena, sest et ma eeldasin ja mida ei tasu kunagi ettevõtluses teha, et sa hakkad midagi eeldama, et Eesti on liiga väike. Aga kui ma tegin selle nii-öelda äriplaani kirjutamise käigus, tegin sellise turu-uuringu ja uurisin palju siis Eestis neid feng shui huvilisi võiks olla, siis ma avastasin, et üle 10 000, mis minu jaoks oli täiesti piisav selline katsepolügoon, on ju, kus ma saan ära proovida selle toote ja need, noh, need katsetused ära teha ja võib-olla kui noh, vaja, siis ka muuta oma toodet siis suuremale turule minnes. Nii et ma alustasin sellest, ma tegin ta inglisekeelseks ja siis ma tegin ta uuesti ümber eestikeelseks ja tõin ta siis turule eestikeelsena. Aga noh, ikkagi muidugi, kui ma olin Eestis ta ära katsetanud, siis ma tahtsin ju kuhugi kaugemale minna. Ja mulle tundus, et see on nagu Amazon on kõige sellise kõige lihtsamini nii-öelda siis ütleme siis läbi Amazoni on kõige lihtsam minna siis nagu laiemalt, ütleme inglisekeelsele turule, eks ju, et selles mõttes, kui sa tahad muidu valid turu, siis sa peaksid kõigepealt nagu mõtlema läbi, et kes sul need kontaktid seal on ju, ja siis valima siis nagu noh, ütleme, et inglise keelt räägitakse UK-s, Kanadas, Ameerikas ja mujal ka, on ju, aga noh, kui sa lähed nii-öelda füüsiliselt, otsid kontakte, siis sa pead ikkagi noh, nagu ühe turu kaupa minema ja Amazon mul tundus, et on niisugune shortcut, on ju, et ma saan siis nagu kõik igale poole korraga ja mõtlesin, ma katsetasin, kusjuures üsna palju varem, kui kõik need Eesti Amazoni tegijad siin alustasid. Et tegelikult enne mind mõned ikkagi olid ka ja siis jah, mõtlesin, Julge naine. ja mõtlesin, et lähen ja proovin ja selles mõttes, et tegelikult läks nagu väga hästi, sest mul oli selline uudne toode ja vot Amazoniga on see asi, et sa pead see toode peab nagu, seal on mingid teatud tingimused, et see toode peab olema piisavalt kerge ja väike, et teda oleks lihtne ja odav saata. Ja ta peaks maksma vähemalt üle 10 euro, dollari siis, eks ju, see on dollarites oli minul see turg siis tollel ajal, et üle 10 dollari, sellepärast et siis hakkab see nii-öelda mängima seal igasugused need, ütleme siis kliendi vaates siis tasuta mingid saatmisvariandid ja nii edasi. Ja selles mõttes seal on olemas ka selline buy box'i võimalus, mida noh, ütleme, et siin on hästi keeruline võib-olla inimestel aru saada, kes ei tegele sellega, aga kui sul on nagu omaenda nii-öelda originaaltoode, siis sa põhimõtteliselt saad selle eos kohe selle buy box'i endale, sellepärast et kellelgi teisel lihtsalt ei ole sama asja. Et muidu sa võistled absoluutselt kõikide teiste pakkujatega selle buy box'i pärast. Buy box on siis see, et sul on kohe see kollane nupp, et vajuta ja kohe osta, on ju. Et muidu on see, et seal on nagu see kliendil on seda natuke keerulisem siis ta ei ole keeruline, aga ise teate, et mida rohkem klikke vaja on, seda rutem nad nagu nii-öelda hajub kliendi tähelepanu ja läheb kuhugi mujale. Nii et jah, selline kogemus ka jah, mul võtta. Nii et sul on tegelikult päris korralik ettevõtluskogemus. Nii et, aga võtame tänase teema, bränding. Et me saime siin vist ühe küsimuse, ma ei tea, kui teil nüüd, kes nüüd vaatavad laivis ja kes vaatavad meil siis Zoomis, et kui teil on küsimusi Viivikale brändingu kohta või üleüldse ettevõtluse kohta, et siis te võite julgelt küsida, et me siin vahepeal vaatame, mis siin grupis ka toimub. Aga mina nagu selle brändinguga, ma mõtlen seda, et kui mina alustasin ettevõtlusega,
ma ei teadnud brändingust mitte midagi, ma üldse ei teadnud, et seda mul vaja on või milleks seda vaja on. ma arvasin, et see on kuskil, noh, kusagil ise võib-olla midagi tekib või siis on ainult suurtel firmadel, kes siis nii-öelda maksavad kõvasti raha, et neile tehakse see bränd nii-öelda valmis. Aga kuidas sina nagu, noh, mis sina nagu sellest arvad, et seda bränding, et kas see peaks nagu juba alustaval ettevõtjal kohe kuidagi laual olema No või? vaata, sa ütlesid ühe hästi hea märksõna, et see tekib kuidagi ise ja selles mõttes, et ta tekibki ise ja kui sa sellega ei tegele, siis ta võib tekkida ise selline, mida sa ei taha ja millest sul on pärast väga raske lahti saada. Et sellepärast ei ole ju tegelikult suuruses vahet. Jah, loomulikult ütleme, vahe on selles, et suurtel ettevõtjatel on võib-olla ressurssi nagu rahalist, et hästi nagu suurelt see ette võtta. Ja selles mõttes, et ütleme nagu sellised suured spetsialistid sinna taha nii-öelda rakendada ja siis lasta see enda jaoks valmis teha, on ju. Aga selles mõttes, et ega see väike ettevõtjal tegelikult ei ole nagu vähem oluline, sellepärast et täpselt needsamad eelised annab ju ka väikeettevõtjale tugev brändi kontseptsioon ja tugev bränding, et selles mõttes, et sest et tihti arvatakse, et noh, bränding on see logo ja siis noh, ma ei tea, värvid on ju, et noh, et inimesed arvavad seda ja siis millal esimest korda mõeldakse brändingu peale on tegelikult siis, kui hakatakse kodulehte tegema, et oota, mul peaks kuskil, noh, küsitakse, et kuule, saada mulle oma logo on ju, kui sa arendaja nagu nii-öelda, kui sa hakkad arendajaga tegema oma kodulehte ja noh, mis värvitoonid on ju ja siis hakkad esimest korda nagu mõtlema, et oota, mis nagu värvitoonid ja oota, mul ei ole logo, okei, siis ma kuskilt nagu sebin endale kiiresti siis selle logo, saadan sellele tegijale, värvid, ma mõtlen umbes nii, et mis mulle endale meeldivad, eks ju, ja siis tuleb sihuke kompott kokku, on ju, ja siis tuleb selline koduleht lõpuks valmis ja mis võib juhtuda, on see, et ta tegelikult hakkab kõnetama täiesti valet sihtgruppi võib-olla, ta hakkab võib-olla andma valesid signaale, sest et noh, nagu on ju olemas värvipsühholoogia ja nii edasi, et selles mõttes ütleme nii, et kui välja jätta persooni bränding, siis tegelikult ei tohiks minna seda rida, et mis värvid mulle meeldivad. Tegelikult peaks ikkagi mõtlema, noh, mis annab edasi seda õiget kuvandit, mida ma tahaks tekitada. Ja selles mõttes ja tihti juhtubki siis, et et mingil hetkel avastatakse, et see, oi, et kuidagi inimesed saavad minu sellest kuvandist täitsa valesti aru, et ma tahan hoopis öelda, et ma olen vot selline helge ja tore, on ju, aga kõik arvavad, et ma olen lapsik, on ju, et noh, et vaata kunagi keegi just ütles, et ma tahaks olla selline tibupoeg, on ju, aga tegelikult tuleb välja, et ma olen nagu selline tuldpurskav draakon, on ju, kellegi jaoks. Et mis on brändinguga nagu sellist, ütleme siis teeb keeruliseks, on see, et see tekib ju tarbija peas. Ja see ei ole logo ja värvid. Logo ja värvid on üks osa brändingust ja brändi visuaalist, aga tegelikult see bränding peaks hakkama nagu seestpoolt väljapoole, et see, mis on sisemuses, peaks siis lõpuks nende värvide ja logoga nagu ka välja paistma hakkama. Ja siis tehaksegi niisugust tagurpidi süsteemi, on ju, et mul on koduleht valmis ja logo ja kõik on valmis ja ma tegelikult kõnetan hoopis valet sihtgruppi, on ju, oi, ma pean nüüd kõik ümber tegema, eks ju, et väga paljud just alustavad ettevõtjad seda teed lähevad ja siis hakkavad seda asja kõike ümber nagu looma ja seda kommunikatsiooni ka siis muutma teadlikult, aga noh, vaata, on raske inimese nii-öelda alateadvust mõjutada, no ma mõtlen tarbija alateadvust, et nii-öelda panna teda arvama siis sinu brändist midagi või tekitama neid seoseid sinu brändiga, et ühekordselt on seda raske nii-öelda algselt, aga veel raskem on seda muuta. Ma toon lihtsalt näite alateadvuse muutmisest, et noh, ma võin nagu tantsumaailmas nagu tuua näite, et kui sa õpid mingi kombinatsiooni endal valesti selgeks, siis see, et seda nagu ümber harjutada, võtab vähemalt 3-4 korda rohkem aega ja kuskilt vahest tuleb ikka see vana selline nagu kombinatsioon sulle meelde. Ehk siis, kui sa esimest korda harjutad inimest mõtlema sinust kui brändist nagu ühtemoodi, siis pärast seda muuta on väga keeruline. Et see ongi see teema, et miks nagu võiks alguses natuke ikkagi süübida nagu sellesse, et mis su bränd ikkagi on ja mida sa tahad kommunikeerida. Ja ma siin, noh, ma ise mõtlesin, ma hästi resoneerusin siin sellega, et mina tegin ka oma raamatupidamiskodulehe kunagi ise. Olin kuskil kuulnud, see roheline, sinine, mingid sellised värvid.
et noh, et need on võib-olla ka sellised professionaalsed ja nii edasi ja noh, endale ka enam-vähem meeldivad. Ja tegelikult mulle ikkagi meeldivadki need värvid ka ja meil on see Naised ettevõtjaks brändis on ka ikkagi seda sinise variatsiooni on üsna palju. See on natukene nagu kuidagi noh, värvipsühholoogiast pluss siis kuidagi ikkagi enda meeldimisest ka, et ma mõtlen nüüd see alustav ettevõtja ta tegelikult nagu veel tihti päris ei teagi, kellele ta mida teeb, ta katsetab, et kas siis juba peaks hakkama sellele brändingule mõtlema või pigem ikkagi nagu endale päris selgeks teha, et kellele sa mida müüd ja mis muljet sa tahad sellele kliendile jätta või kuidas, mis sa arvad sellest, et kust otsast peaks alustama või peaks ikkagi selle esimese sissetuleku ikkagi endale looma ja siis mõtlema brändingu peale? Või ikkagi peaks selles varem? mõttes, et sul oli selles mõttes õigus, et sa pead mõtlema, kellele sa midagi müüd. Noh, see on nagu selles mõttes ettevõtluse tuumik, üks osa tuumikust, et sa pead oma klienti tundma. Ja ükskõik, mida sa sinna ümber hakkad ehitama, siis oma toodet, oma brändi, oma turunduskontseptsiooni, oma kommunikatsiooni ja nii edasi, et see kõik käib ju ümber selle kliendi persoonade ja sihtgruppide üleüldse on ju, et selles mõttes, et jah, sa kõigepealt pead üldse teadma, kes on sinu klient, noh, potentsiaalne klient, keda sa üldse nagu hakkad kõnetama. Et see on muidugi A ja O, sellepärast et ilma selleta ei sünni ükski äriplaan, ilma selleta ei sünni ükski ärimudel ja ilma selleta ei sünni ka tegelikult toode võib sündida, aga ta võib nii valesti minna selles mõttes on ju, kui sa ei tea, kellele sa hakkad seda tegema. Ja loomulikult ka bränding on ju, et sul enne kui sa ei tea, kes on su kliendid või keda sa taga ajad, kes on su ideaalne klient, et siis ei ole mõtet hakata brändi kontseptsiooni selles mõttes ka looma, et teadmata, kellele seda lood. Sest et vot ongi, et muidu sa hakkadki endale meeldivaid värve sinna näiteks panema või endale meeldivat lugu rääkima, aga tegelikult sa pead kõnetama mitte iseennast, vaid kedagi teist üldse. Et mõnikord lihtsalt läheb nagu selles mõttes täkkesse, et sinu klient on sarnane sinuga. Et selles mõttes, et sa suudad samastuda oma kliendiga väga hästi ja siis selles mõttes võib sul nagu mingid asjad võivad täkkesse minna. Ja noh, tegelikult ega mina olen ka teinud kunagi sama asja läbi, et ma olen nagu Inspiratsiooni Instituut algas ju niimoodi, et täitsa lihtsalt ühest koolitusformaadist, mis nagu väga hästi järsku läks, kõik tahtsid sinna tulla ja selles mõttes, et no ja mina arvasin, ma teen maksimaalselt 20 inimesele koolitust, aga mul oli 2 päevaga üle 500 huvilise, eks ju. Ja loomulikult mul ei olnud aega mõelda mingisuguse brändi kontseptsioonile sellel hetkel on ju, mul oli nagu 2 päeva ja mul on 500 inimest 20 asemel, ma pidin mõtlema, et kuidas ma nüüd seda asja nagu hakkan haldama üldse. Ja siis selles mõttes ütleme nii, et see bränd alguses kujunes siis ka täpselt samamoodi, et mul oli ruttu kodulehte vaja ja ma üldse ei mõelnud nagu kõige muu peale eriti. Ja siis ma hakkasin sedasama tagurpidi asja tegema mingil hetkel. Nii et selles mõttes ma olen ise samas olukorras olnud ja tean, et seda on, et õnneks nagu ma ei jõudnud liiga palju siis turundada seda brändi kontseptsiooni, et ma seda ei kommunikeerinud, et hästi palju sellest Inspiratsiooni Instituudi ja nendest, ütleme siis sellest esimesest koolitusformaadist sündis Inspiratsiooni Instituut ja väga palju sellest koondus nagu minu persooni brändi ümber ja vaata, see on nagu selline, mis nagu ei ole väga muutuv ja selles mõttes, et seos tekkis Inspiratsiooni Instituudi ja minuga, mis ei olnud halb selles mõttes, aga ja, et mõnikord ikka juhtub ja ka äris juhtuvadki asjad, et me ei saa kõiki asju 100% nagu endal ära planeerida, aga kui on võimalik ja kellel on, kes on selles kohas, et ta pole veel nagu mingit brändingut mõelnud, siis see on see võimalus tegelikult nüüd hakata selle peale mõtlema, sest et tugev bränding või brändi kontseptsioon ja ütleme äratuntav bränd annab tegelikult väga suure konkurentsieelise tänases maailmas, kus on nii palju kõike ja nii palju konkurente meil kõigil, et see koht, see eristumiskoht ongi see bränd ja nagu me võime tehnikamaailmast tuua häid näiteid, me võime spordi nagu siis tarvete maailmast tuua häid näiteid, kuidas nagu eelistatakse ainult brändi pärast teatud siis ettevõtete tooteid. Nii et selles mõttes. Autod ka. Mida?
et autod, mõnel on auto. autod ja selles suhtes, et noh, kõik igalt poolt ja selles mõttes, et suured ettevõtted on selle juba ammu tegelikult ära tabanud, aga nüüd täna on selles mõttes väike ettevõtja jah, selline, ma lugesin seda küsimust ka või seda kommentaari, mis tuli sinna eile ja noh, ja see ongi selline hästi nagu tavaline, ütleme, mikroettevõtja, väikeettevõtja, mõtleme, et mul on nii palju muid asju ka, et küll ma sellega kunagi tegelen selle brändiga. Aga tegelikult on sul võimalik nii-öelda siis, kui see bränd on sul juba korralikult läbi mõeldud, siis sa ei pea ootama, et sa oled piisavalt suur, et hakata oma brändinguga tegelema. Et sa peaksid nagu kohe alustama ja siis vaatama, kuidas see aitab sul algusest peale juba oma seda kindlamat positsiooni saavutada. Sest mõnikord ei ole probleem selles, et meid ei teata või meie toodetest ei tea keegi, aga meilt ei osteta mingil põhjusel ja siis ongi, kui ei osteta, siis on see, et sul on brändingus probleem, mitte turunduses on ju. Et lihtsalt sinu toodet või teenust ei valita, sind teatakse sinu toodet või teenust, aga seda ei valita ja siis ei ole see, et turundus on halb, tegelikult on halb siis see bränding ikkagi. Või siis läbi mõtlemata. Põnev teada, et ma ise ka siin ketran peas neid pilte on, kuidas ma ise ka alustasin ja praegu alustaks hoopis nagu teistmoodi. Et see naised ettevõtjaks bränd, meil on ka ikkagi, Kätlin on siin kõrval aidanud mind selle teemaga, et temal nagu selle peale on olnud silma ja kuidagi taju, et on nagu ikkagi algusest peale juba need mingid fondid, värvid, mingi ühtlane teema, et minul oli ikkagi, panin seal vahepeal mingeid, ma ei tea, mis värve asju on ju, aga ma nagu järjest enam seda mõistan. Aga mis alustajate puhul ilmselt, milles võib ka asi olla see, et sa alles tuled mingi asjaga turule, sa nagu testid ja sa testid seda oma toodet, teenust ja samas sa testid ka seda sihtgruppi, sest tihti, mida ma alustajate puhul näen, on see, et mu sihtgrupp on kõik Eesti inimesed või vähemalt pool ja 1–99, et isegi sellist persoonakaarti ma olen näinud, et see inimene või ikkagi nagu kardetakse seda kitsendada, aga samas minu mõte on nagu ka siin selline, et kui sa seda sihtgruppi ka natuke ei kitsenda, siis ongi see brändi teema ka, aga kellele see siis, kelle jaoks see siis on ju. Et kas siin võib see olla alguses, et kuna need sihtgrupp pole selge ja pole veel toode, teenus, päris. Ei, seal on kindlasti mitmeid põhjuseid, paljud kardavad ka seda, et see on kallis, on ju, sest et meil on jäänud mulje, et see on hästi kallis, et alati ei pea olema kõik asjad kallid, et on võimalus ka odavalt teha neid samu asju, mingid asjad on ka tasuta, et ma pärast natuke nendest ka räägin, aga selles mõttes, eks jah, alguses ja eriti, kes esimest korda ettevõtlusega tegeleb, et ongi seda katsetamist hästi palju ja jubedalt tahaks ju, et kõik oleks sinu kliendid ja nagu enda peas ju tundub see, et kõik võiksid tahta nagu ma võiks ka tegelikult mõelda, et tegelikult kõigil oleks hea, kui kasutaks feng shui'd on ju oma kodudes on ju, aga ma tegelikult pean endale aru andma, et kõik ikkagi ei kasuta, et selleks on juba mitu eeldust vaja, et sul peab olema nagu siis huvi selle feng shui vastu ja seda uskumust ja nii edasi ja selles mõttes ka siis kodu, mida sa tahad parandada ja väga palju asju, mis on selleks eelduseks, et tegelikult ta minu kliendiks üldse hakkaks, on ju. Ja selles mõttes, ma tooks lihtsalt selle näite, kes nüüd mõtlevad, et tahaks kõigile nagu müüa, on ju, et see tähendab nagu seda, et sa nii-öelda sihid absoluutselt kõiki, aga kui sul on nagu laskemoona hästi vähe tegelikult, on ju, et siis, kui sa hakkad kõiki sihtima, siis nagu pihta saad vähestele aga laskemoona läheb ikkagi palju. Et kui sa näiteks kas või hakkad turundama Facebookis, on ju, kui sa paned, et võtame kogu Eesti ja vahet ei ole naised, mehed, lapsed ja vanemad, on ju, et siis selles mõttes sul läheb ikka tohutult raha ja pluss, kui sa tahad, et sul on 99-aastane klient ka, on ju, siis see tähendab seda, et Facebookist jääb üldse väheks, sa pead minema kuskile ajalehte talle kuulutama, see maksab ka raha, et sul lihtsalt läheb hästi palju raha välja, aga sisse tuleb vähe. Et tegelikult tuleks nagu võtta see sihikule, see õige grupp inimesi ja neile kommunikeerida. Sa võid alati nagu laiendada ja selles mõttes oma tegevust sellega, et sa hakkad sihtima järgmist sihtgrupi. Näiteks ütleme feng shui teemadel on see, et ma võin hakata sisekujundajaid siis sihtima mingil hetkel, on ju. Ma võin hakata mingeid
kodudisainereid või mida iganes, et noh, ma võin ka teisi või arhitekte hakata sihtima, aga esialgu sihin ikka seda, kuhu mul on kõige lihtsam nagu pihta saada. Et selles mõttes muidu sa lihtsalt kulutad ennast, oma raha ja vastu saad nii vähe, et sul kaob hästi kiiresti see motivatsioon ära seda ettevõtlust üldse teha tegelikult. Ja siis ongi, mõtled, et et minu puhul see ei toimi, aga noh, tegelikult on lihtsalt vaja natuke strateegiat kohandada. Aga ma nüüd võib-olla küsikski seda, et mis need brändingu alustalad siis nagu on või see vundament? No ja, et selles mõttes üks asi kohe, et tuleb selgeks teha, et bränding ei ole, ma veel kord ütlen, bränding ei ole värvid, logo, fondid, et see on brändi osa, see on siis brändi visuaali osa, eks ju. Et sisu, tegelikult alustatakse siis seestpoolt väljapoole, nagu ma juba ennem ka mainisin, ja sisu sisse jääbki nagu kõik see sinu olemus, see, kuidas sa räägid, kuidas sa, noh, ma ei mõtle nagu ainult sind, et kui me räägime ettevõtte brändist, siis tegelikult tuleks see kontseptsioon kommunikeerida ka kõikide teistele, kellel on kokkupuude mingisugunegi kliendiga, eks ju, et kes nagu esindab kuidagigi seda brändi. Ja samamoodi koduleht ja kõik muud kokkupuutekohad kliendiga peaksid olema siis sedasama nii-öelda hõngu edasi andvad. Et siis see hõng, mis siin sees on, see tuleks nagu edasi anda lõpuks siis ka värvides, logos ja kõiges muus. Ja sinna juurde kuuluvadki igasugused nagu näiteks sinu lugu või sinu brändi lugu ja siis sinu väärtuspakkumine ja nii edasi. Aga mis on siis tugeva brändi alustajad? Ma räägin need kiiresti läbi, sest et brändingut me ei jõua sinna kõike läbi rääkida, on ju. Et selleks, et nagu tugevat brändi üldse nii-öelda vundamenti ehitada, et sa pead nagu looma sellise vastupandamatu pakkumise, et sa pead muutuma kuidagi nagu vastupandamatuks, on ju. Et meil on lihtne tuua nagu inimesega assotsiatsiooni, et asi on et inimene on kuidagi vastupandamatu, näiteks artistidega, et sulle lihtsalt meeldib see artist, sa ostad pilet ja sa tahad sinna minna, eks ju, sellele kontserdile või sellele teatrietendusele ja nii edasi. Aga nüüd sa pead sama proovima rakendada ka oma toote ja teenusega, eks, et see toode või teenus peab olema vastupandamatu ja ma tooksin võib-olla siis nagu tehnikamaailmas näite, et kui inimene, kes on Apple'i toodete kasutaja, siis kui ta läheb uut telefoni endale ostma, siis ta tavaliselt ei lähe nagu kuskile Euronixisse ja ei vaata ringi, kui palju seal on erinevaid valikuid, vaid ta läheb sinna, kus müüakse Apple'i tooteid ja valib endale sealt uue telefoni. Ehk siis tema jaoks on see vastupandamatu ja ma ei räägi siin ainult nendest, kes on siis sellised, nii-öelda kutsutakse neid fännboideks, on ju, et nad on nagu täiesti nii-öelda, et ostavad kohe iga kord uue mudeli ja nii edasi, vaid et nad on lihtsalt väga lojaalsed kasutajad ja ta ei lähe teisi proovima, mis siis, et võib-olla hinna ja kvaliteedi suhte mõistes ta saaks midagi paremat, mõne teise siis pakkuja poolt, aga ta on nii-öelda väga lojaalne ja tema jaoks on just see toode vastupandamatu sellel hetkel, kui ta seda vajab. Ehk siis see vastupandamatus peaks olema see, et inimene lihtsalt nagu teda tõmbab selle poole, mitte nagu teise pakkuja poole mingil põhjusel. Ja seda on muidugi juba lihtne öelda, et muuda oma toode või teenus vastupandamatuks, aga siin ongi see, et sul peab olema läbimõeldud, on ju, mis see sisu on ja kes on su klient, et see vastaks nagu tema sellele ootustele ja tema siis sellele nagu probleemile ja ta mõtleks, kui probleem on või see soovunelm tekib, et ta mõtleks kohe just sinu peale, et seda sa pead nagu siis aitama ka nagu turunduse ja kommunikatsiooniga hästi palju kaasa, on ju, et nagu muidu ta lihtsalt ei pruugi teada sinu sellest üldse sellest brändi kontseptsioonist või sinu brändist üldse. Siis muidugi on üks alustaladest, nagu ma juba ennem ütlesin, oma kliendi tundmine, see on nagu A ja O, on ju, et sa pead tundma oma klienti või kliente, ehk siis nagu sa pead teadma nagu neid oma klienditüpaaže ja ütleme siis sellist nagu neid kliendigruppe, mis sul on, et kes on nagu enam-vähem sarnased, et sa pead neid väga hästi teadma. Ja tõesti hästi teadma, ma ei räägi siin lihtsalt, et ma tean, et mul on seal mingid naised umbes sellises vanuses ja nagu ütleme siis nende siis see kliendi persona on selle nimega, vaid sa pead teadma, et kus tal see king pigistab, kui väga see pigistab, mis ta tunneb, kui tal pigistab, sest et siis sa saad alles nagu tekitada selle endast nagu selle kommunikatsiooni ja ütleme sellise nagu see tone of voice'i, eks ju, selle hääletooni sellise, et mul on päriselt sust kahju, et tõesti su king valutab, ma tean, et sul valutab selle koha pealt ja see on tõesti väga valus ja ma sellepärast tahtsingi sulle pakkuda sellist ja sellist asja, eks ju. Ehk siis see kliendi tundmine on väga-väga oluline.
sa pead teadma oma väärtuseid, noh, eriti on see minu meelest võib-olla raske nendel, kes müüvad nii-öelda läbi iseenda oma tooteid ja teenuseid või noh, eelkõige siis ütleme läbi oma persooni brändi, eks ju. Miks see raske on? Sellepärast, et paljud siin nagu tekib tuleb siia sisse ka veel nii-öelda oma enda kui isiku väärtuse või nii-öelda tunnistamine ja päriselt olen mina nagu avastanud seda, et väga paljud inimesed tegelikult ei teadvusta oma väärtuseid ja neil on väga ebamugav öelda näiteks enda kohta midagi positiivset või kuidagi ennast nii-öelda tõsta püünele ja vaadake, ostke minu käest ja nii edasi, et selles mõttes. Ma arvan, et see käib just eriti naiste kohta, on ju? Ja see käib tihti rohkem naiste kohta, et naistel on ju hästi palju kogu aeg hirme ja mis nüüd mina ja selles mõttes, et nagu olen siin tagaplaanil, et kindlasti siin on mingisugused võib-olla veel nagu nii-öelda evolutsiooni käigus kuskilt varasemast kuskilt tulnud mingisugused mingid põhjused, miks see nii on, aga see on raske ja selles mõttes ja tihti me ei väärtusta ennast piisavalt ja siis me ei saa ka nagu nii-öelda nagu kuvada seda väärtust ka oma kliendile, nii et projitseerida seda siis, et ma arvan, et ma olen väärtuslik ja selles mõttes, et ma olen selles enesekindel. Ja ega see on asi, mis ei tule nagu, kõigepealt see algabki teadvustamisest, et sa lihtsalt panedki nagu kirja, et mis on need, üks asi on, mis on sinu väärtused üleüldse, nagu mis on need väärtused näiteks, et ma ei tea, sõbralikkus ja nii edasi, noh, ütleme siis, ma ei tea, ausus, sõbralikkus, noh, ma ei tea, võrdõiguslikkus, ma ei kujuta ette, seal võivad, kõikidel on ju need erinevad, on ju, et ühed on siis need väärtused on nii-öelda nagu mitmekihilised, üks on siis see, et mida sa üldse väärtustad ja teine on see, et mille poolest ma olen väärtuslik või minu toode on väärtuslik ja see tuleb kõigepealt nagu endale mustvalgelt kirja panna. Nüüd toote puhul on võib-olla lihtsam, et sa nii-öelda paned kirja ja siis hakkadki kommunikeerima, et vot, et sellepärast on ju, no, hoiab aega kokku ja me hindame seda väärtust ja see hoiabki aega kokku ja nii edasi. Aga jah, et selles mõttes, et kui see on nüüd nagu persoonipõhine, siis on see, et sa pead selle kirja panema, aga sa pead seda hakkama ka uskuma, et sa pead hakkama ennast veenma. Ja vot see on protsess, et see ei ole niimoodi, et kuskil on mingi lüliti ja siis lülitad selle sisse ja välja, et kui ise tahad, et kahjuks see nii ei käi, et siin ongi lihtsalt see, et võib-olla siis noh, tulebki võib-olla ka teistelt küsida, et mis te arvate, et kas see kehtib minuga või minu puhul ja kuulata, mis teised sinu kohta räägivad ja tegelikult harjutada endast nagu nii-öelda mõtlema natuke võib-olla siis noh, natuke nagu, mis on võib-olla eestlastele ei ole kombeks, et eestlased ei ole ju noh, ei taha ennast kiita ja tahavad võib-olla nagu nii-öelda jääda tagaplaanile ja siis, et see on natuke ka noh, nii-öelda mitte ainult naised või mehed, vaid natuke ka võib-olla rahvusega seotud, eks ju. Et aga siis tuleb kuidagi ennast nii-öelda siis kohandada oma mõttemaailma ja siis oma väärtusi teadvustada. Siis järgmine selline tugev alustala või noh, tugeva brändi alustala on usaldusväärsus. Et selles mõttes sa võid ju ükskõik mida rääkida, aga kui sa ei suuda usaldust tekitada, no siis see bränd ei lenda kuhugi. Et selles mõttes sa võid rääkida, et ma olen nii äge, minul on kõige paremad tooted, teenused, ma tean kõigest kõike, noh, mida iganes sa räägid või et minu lahendus on turvaline, aga tegelikult ei ole, kui sa seda usaldusväärsust ei suuda tekitada, siis ikkagi inimesed ei osta, et sa pead siis mõjuma usaldusväärselt oma sihtgrupile jälle, et sa ei pea kõikidele maailmas meeldima ja sa ei pea kõikidele maailmas usaldusväärne nagu olema, aga sa pead olema usaldusväärne oma sihtgrupile ja igaks juhuks ütlen ka, et noh, et usaldusväärsust nagu nii-öelda saavutada on väga nagu see on protsess ja pikemaajaline, aga seda kaotada on võt 1 sekund, eks ju, et selles mõttes üks mingi väike apsakas ja siis võib see hästi kiiresti ära kaduda, et sellest tuleks siis hoiduda. Jah, sa tahtsid midagi küsida või? Ei, ma mõtlesin, et Facebookis tuli üks küsimus, aga me võime ka selle pärast võtta, et võib-olla see. Ma räägin võib-olla need alustavad 2 tükki on jäänud, siis võtame need küsimused, on ju, et siis eelviimane siis on julgus sellest alustaladest, eks ju, et sa pead olema julge, sa pead julgelt kommunikeerima, eks ju, seda kõike, mida sa siis pakud, sa pead enda juurde kutsuma, noh, kui sa mingit teenust pakud, et sul peab olema niisugust natuke sellist nagu noh, julgust ja võib-olla niisugust nagu
mida jah, nagu paljud just pelgavad, et noh, mis nüüd mina, sa ei saa niimoodi mõelda, selles mõttes, et mitte keegi ei tule sind nagu promoma. Jah, me võime siin omavahel nagu teineteisest rääkida, aga noh, ikkagi kõige suurema töö pead sa ikkagi paraku ise ära tegema. Ja ma tean seda omal nahal, tunnen, kui keeruline see on, et selles mõttes, et ma tean, et see ei ole kõige lihtsam just endast rääkida, et mulle meeldib teistest rääkida ja teisi turundada ja nii-öelda teisi promoda, aga vaata ennast on alati keeruline, aga noh, siin ei ole mitte midagi teha, sa pead selle tegema läbi, et noh, nagu jah, lootma jääda, et keegi teine nagu julgelt räägib sinust, et sa lihtsalt jätad nii palju siis ressurssi kasutamata, kui sa ise endast ei räägi. Ja viimane on siis järjepidevus selles mõttes, et noh, see on minu meelest universaalne edukuse võti selles mõttes, et kui sa milleski ei ole järjepidev, siis või kui sa midagi soovid saavutada, siis sa pead olema ka järjepidev ja kui sa tahad saavutada tugevat brändi, siis kõik see kommunikatsioon, mida sa räägid, kõik need lood, kõik see sisu välja endast ütlemine, need samad, nüüd kui me läheme ka välimuse peale, need fondid, logod, värvid, et siis peab olemagi järjepidevus, sa kogu aeg samu värve, samu fonte, sama logo, on ju, sama hääle, noh, mitte sama hääletooniga, aga noh, sarnase hääletooniga läbivalt, eks ju, siis ütleme ka nagu, kui persoonibrändist räägime, siis sinu välimus ja kõik see, et see peab olema nagu ikkagi järjepidev. Kui sa hästi palju kogu aeg kiiret muutad, siis nagu ma ennem ütlesin, et sa pead tegelikult mõjutama inimese alateadvust ehk siis seoseid sinuga ja kui sa hüppad ühelt asjalt teisele, siis seda ei teki lihtsalt nii kiiresti ja sa muudad lihtsalt inimesed segaduse või noh, nii-öelda tekitad segadust inimese peas ja sa ei osutu valituks, kui tal tekib see probleem, on ju, millele ta otsib siis lahendust ja sina võiksid olla nagu perfect match talle, ta ei tule sinu juurde, on ju, sest et ta mäletab, et ta tegelikult vist tegeles hoopis sellega ja võib-olla tegelikult on hoopis selline, on ju, ja siis noh, ta nagu muudab nii-öelda, muudab oma seda nii-öelda siis või noh, läheb kellegi teise pakkuja juurde, ütleme siis niimoodi, et seda ostuotsust ta sinu kasuks ei tee. Ja ma siin kuulan ja tegelikult sellised seosed nagu peas täiesti tekivad, et ilmselt juba seetõttu, et ma olen juba ka pikalt nagu ettevõtja, aga alguses tõesti sa ei oska sellele mõelda, sa mõtled lihtsalt saaks selle mingi esimese toote või teenusega välja, et saaks nagu selle ostu, on ju, keegi ostaks vähemalt ühe korra, saaks mingid esimesed tagasisided, asjad. Et sellele võiks nagu alguses mõelda hästi hea, kui tegelikult me alustajatad, me ei ole üldse teadlikudki sellest, tõesti, nagu ma tõin siin ka välja, et kusagil on mingi bränd, et see on mingi suurte ettevõtete asi, on ju. Sa lihtsalt ei teadvusta, kui palju sul sellest tegelikult juba kasu on, kui juba alguses need asjad nagu paika panen. Kuigi kui mul on ettevõtluskoolitustel ka inimesed, kui nad sellesse alguses väga kinni jäävad, samas nad veel täpselt ei tea, mis see toode või teenus on, kes see klient on, siis mina ütlen alati, et selle brändinguga jõuad sa siis hiljem ka natuke tegeleda, kui sa juba tegelikult mõnikord need ettevõtjad vajavad nagu seda esimese sammu tegemist, et üldse turule minna ja vaadata, kas nende tooteid, teenuseid tahetakse ja kes see klient üldse on. Ja tihti nad ei tea seda, kui seda esimest sammu ei tee. Aga siis, kui sammud on juba tehtud, vaata, et siis võiks ka tõesti ja selles suhtes sul on õigus, et kui sul on valida, kas jääda sinna kinni või teha see esimene samm, siis tee esimene samm, et selles mõttes, et kinni ei tohiks jääda. Et selles mõttes ma olen ka näinud ettevõtjad, vaata, et see bränding ei tohiks muutuda vabanduseks, et miks ma ei alusta, et mul ei ole veel brändi kontseptsioon läbi mõeldud. Ei, oot. Et kui sa nagu kuu aega valid värve, kui sa kuu aega mõtled oma fonte, on ju, et siis selles mõttes sa oled liiga kauaks või oma nime ettevõtte nime taha jääb vahest asi, eks ju, et ükski asi ei tohiks liiga kaua proportsionaalselt aega võtta, et ega sa ettevõtluses mitte kuhugi ei jõua, kui sa ei hakka müüma ja kui sa ei alusta ja kui sa ei hakka tegutsema. Ehk siis selles suhtes, et nii-öelda nagu kõpitseda ja läbi mõelda nagu brändi kontseptsiooni nagu lõpmatuseni ei ole ka mõtet ja selles mõttes, et ja midagi ei ole ka nagu väga halba, kui sa lihtsalt alustad, sest et nagu kõige õigem on ikkagi alustada, et selles mõttes ka valesti, aga alusta, sellepärast et esiteks sul need hirmud lähevad siis selle alustamisega ära, sa juba õpid igas asjasse kohe, sul on alati õppetunnid, on ju, ehk siis muidugi eelkõige alusta,
aga brändi kontseptsiooniga on see, et kui sa nüüd juba tead, vaata, et seda saab ka ja on mõistlik see läbi mõelda ja noh, et nagu endale seda eelist tahta turul, eks ju, et noh, et siis mõtle läbi, aga ära jää sinna muidugi kinni, et kinni ei tohi jääda selles mõttes, et sest et see vahest nagu annab lihtsalt ühe lisavabanduse inimesele, miks mitte alustada, et see ei tohiks olla. Ja, et see on asjade tegevuste edasilükkamine ja me oskame, me oleme nagu inimesed ja me verbaalselt suudame kõik asjad välja vabandada, et miks me midagi ei tee, miks me lõpuks ei tegutse ja noh, kui ma nüüd andsin kellelegi vabanduse, et mõtle nüüd pool aastat oma brändingu peale, et siis kindlasti mitte, et selles mõttes, et hakka ikkagi tegutsema ja loomulikult su toode ja teenus peab olema sul läbi mõeldud enne seda, kui sa hakkad sinna ümber midagi tegema ja sinu siis no ütleme see tuumik on ju, et see toodeteenus peab olema sul teada, sa pead teadma, kes on su konkurendid ja sa pead väga hästi tundma oma klienti, et need asjad peavad sul olema ennem selged. Sul ei ole mõtet muidu ennem kui hakata brändi kontseptsiooni nagu tegema, sest et no kellele sa teed seda on ju, või mis toodet või tooted või teenused sul hakkavad olema, on ju, et noh, et sulle, kuidas sa saad mingit brändi kontseptsiooni üldse mõelda. Jah, kui sa teed persooni brändi kontseptsiooni, siis sa tead, et see käib kõik nagu ümber sinu ja siis see, mida sa tahad nagu pärast nagu mis teemadel sa tahad nagu inimesi kõnetada. Aga kui sa räägid toote või teenuse brändist, on ju, et siis sul peab ikkagi ennem see tuumik paigas olema. Sul ei ole mõtet hakata siis nagu selles faasis, kus sul ei ole veel mitte midagi, ei ole sul mõtet hakata brändi kontseptsiooniga tegelema. Ja vot siin ma hästi resoneerun ja, et ma ise nagu olen ka ikkagi julgustanud just, sest ma näen naiste puhul see, et nad võivad istuda seal oma mingi kodulehe detaili mingi taga või see pilt või see mingi font siin või ma ei tea, see sõnastus ja siis me istume seal kinni, keegi ei tea meist midagi, keegi ei tea meie toodetest, teenustest mitte midagi, siis tuleb see masendus juba peale. Vaata, see on see perfektsionism, millega mina olen ka võidelnud hästi kaua, aga siin ongi see, et inimene, mida mina enda jaoks selgeks tegin, et ma olen kas tegutseja või perfektsionist, ma pean valima, ma pean olema kas üks või teine, ma ei saa olla korraga mõlemat. Kui ma olen perfektsionist, siis ma ilmselgelt ei ole tegutseja ja ma kunagi ei muutu perfektseks, seepärast et perfektseks sa saad muutuda ainult tegevuse käigus. Et sa ju lähed järjest paremaks, kui sa teed, aga kui sa ei tee ja sa ainult ootad perfektset tulemust, no siis see ei tule kunagi. Et mina ka alati olen öelnud oma koolitustel ka, et olen küsinud, et kus kohast võib leida perfektse raamatu, nagu selle ideaalse perfektse raamatu, et kus me selle võiksime leida? Ei ole sellist olemas. Noh, ilmselgelt see on kusagil kellegi lauasahtlis, sest ta mitte kunagi seda välja ei anna, sest et see ei ole veel piisavalt perfektne, on ju, et ta nagu ootab, et see saab perfektset, ehk siis see raamat ei sünni päriselus mitte kunagi, ta jääbki kuhugi arvutisse või failina või siis lauasahtlisse, sest et ta ei ole piisavalt perfektne. Ja ilmuvad need raamatud, mis ei ole 100% perfektsed, aga ikkagi on neid, kellele meeldib just see raamat ja sul on ikkagi keegi, kes tahab just seda raamatut lugeda, kes peab seda perfektseks. Ja üldse perfektsionismi puhul, et kellel on nüüd see teema, et nagu silub hästi pikalt asju, et tegelikult perfektsus on üsna igav. Et nagu kui sa mõtled nagu perfektse inimese peale, see on igav inimene. Väga hea, et sa selle välja tõid. Igav, et põhimõtteliselt ei ole vahet, kas robot või inimene või mingi nukk või inimene, et selles mõttes jah, perfektne küll, aga ta ei ole nagu midagi sellist, nagu, et just meid tegelikult see mitteperfektsus võib-olla annabki meile selle erilisuse ka meie toodete ja teenuste puhul, et mis annabki nagu selle hinge sinna asja sisse, et ehk siis, kes nagu nii-öelda ka põeb seda perfektsionismi nagu seda haigust, on ju, et mina ise olen paranev perfektsionist, et muidugi ma ei saa ka seda nagu välja lülitada, aga ma nii-öelda üritan sellega nagu nii-öelda tegeleda, seda kontrolli all hoida ja kogu aeg endale meelde tuletada, kas ma tahan olla perfektsionist või tegutseja, on ju, ja ma tahan olla tegutseja. No äge, võtame selle küsimuse siin vahepeal, jah? Et Facebookis Külli küsib, et kui kohe alguses mõelda oma brändi kui värvid, fondid, logo ja nii edasi, aga aasta pärast tunnen, et need üldse enam ei meeldi ja ei ole enam nagu minu värvid, kas muutmine on okei? Vot siin ongi see koht, kus inimene, kui ta nüüd persooni brändist räägib, siis võib nagu natuke vaadata seda, mis sulle endale meeldib. Aga kui me räägime ettevõtte või toote või teenuse brändist, siis me ei saa mõelda, mis minule meeldib. Kui sa valisid teadlikult need värvid sellepärast, et see kõnetab sinu sihtgruppi,
kes otsib mingi teatud probleemide lahendust või mingile soovunelma täitumist on ju läbi sinu teenuse või toote, siis ärge mõelge kunagi, et mis minule meeldib. Minule meeldib võib-olla sinine ja valge ja mis iganes, aga võib-olla ma tahan luua laste brändi, mis peaks olema hästi kirev ja kirju, on ju, et selles suhtes, et ta üldse kõnetaks lapsi. Mulle võib meeldida sinine, ma ei tea, must ja valge näiteks on ju, hästi selline näiteks ametlik, aga ma ju kunagi ei kõneta ühtegi last sellega, et noh, nagu või siis nagu lapsevanemat oma lapsele mingit toodet või teenust ostes, et ärge jah, nagu jääge sinna kinni, mis teile meeldib. Nii palju ma võin öelda, et muidugi mingid erisused on persoonibrändi loomisel, et seal võib nagu mingis mõttes mõelda, et mis teile endale rohkem meeldib, et noh, et ei ole mõtet hakata nagu päris nii-öelda eemalduma nendest värvidest, mis sulle meeldib, sest sa ju kannad tavaliselt neid riideid selliste värvidega, mis sulle meeldib. Ja noh, selles mõttes, et ikkagi ärge siis nagu, noh, siin peab lihtsalt jõudma sellise sümbioosini, mis sulle nagu, mida sa kannad ja mis sulle meeldib ja siis mis nagu kõnetab ka sinu sihtgruppi, eks ju. Et selles mõttes jah, et võib-olla mõelge nagu esmalt ikkagi seda, et millised värvid võiks kõnetada siis sinu seda potentsiaalset klienti just nagu nende toodete kontekstis on ju, et sul võib olla sinu all võib olla ju päris mitu erinevat brändi. Noh, minul on ka koolituste bränd, mul on see Feng Shui bränd ja need on totaalselt erinevate värvidega ja ei ole üldse vahet, mis minule meeldib, eks ju. Aga minu persooni brändil on hoopis teised brändi värvid on ju. Põnev. Aga see laste teema mind hästi kõnetas, et muidu mõtlesin korraks, et aga siis, kui sa tõid need lapsed mängu, siis tõesti, no, ei paku lastele siin mingit ma ei tea, must-valge. Selliseid nagu siukseid, sellised, mis on hästi siuksed hästi võib-olla nagu jätavad sellise hästi ametliku mulje või midagi sellist. Noh, sa ei kõneta kunagi oma või persoonibrändina sa ei lähe ka laste juurde, sa võid minna ülikonna, see lihtsus on ju, aga kui sa ikkagi tahad nagu seda lapselikkust edasi anda, siis sa lähed ikka mingi vallatu mingi asjaga on ju, või midagi värvilist, toredat ja selles suhtes täiesti jõuab ikka kohale. Sest et vaata, te peate aru saama seda. Sest mida te peate nagu ka nagu nii-öelda ettevõtjatena aru saama, et ega inimesed ei kuula neid, kes kõige rohkem teavad või noh, nagu selles suhtes, kellel on kõige suuremad teadmised mingis valdkonnas. Inimesed kuulavad neid, kellega nad resoneeruvad, kellega nad nagu suudavad resoneeruda ja samastuda ja nii-öelda, nad võtavad ainult sealt infot vastu, mis iganes info on, kas toote info, teenuse info või mingi koolituse info, et nad muidu ei võta lihtsalt seda infot vastu, et kui te jääte nende jaoks liiga kaugeks, on ju, siis noh, te võite kõnetada lapsi nagu ülikonnas sinimustvalges, on ju, aga noh, kui palju, noh, et ilmselt väga kaugele te ei jõua, on ju. Raskem on kindlasti kõnetada, nende tähelepanu juba püüda, on ju. Just. Ja miks te peate oma elu raskeks tegema? Aga kui võtaks praegu korraks nagu selle kokku siin, on ju, et see bränding, et miks see siis ikkagi ettevõtjale vajalik on ja miks sellele peaks nagu mõtlema, kuidas ta nagu kasulik on, kuidagi lühidalt nagu, et siin kõik see kokkuvõte, et me oleme tegelikult siin juba nii palju neid nippe saanud. No selles mõttes, et kui sul on tugev bränd, tuntud bränd, ükskõik mis alal siis see konkreetselt väljendub sinu müügitulemustes. Ettevõtjatena peaks sellest aru saama. Ja ma olen teinud isegi nagu, see oli küll persoonibrändi puhul oli nagu ma võrdesin kahte siis samal alal tegutsevat siis personaaltreenerit, nende majandustulemusi ja ma ei võtnud kõige tugeva persoonibrändiga siis personaaltreenerit versus siis personaaltreener, kes on hea personaaltreener, aga teda ei teata. Ja nende kahe siis tugeva persoonibrändiga versus siis üldse mitte persoonibrändiga personaaltreener, mõlemad teenuse valdkonnad olid samad, aga lihtsalt nende majandustulemused erinesid 40-kordselt, nagu mitte 40%, 40 korda oli sellel, kes oli tuntud persoonibränd,
olid tema majandustulemused tugevamad. Ja miks? Sellepärast, et ta ei teinud ainult oma seda ühte teenust, vaid kuna teda usaldati, ta sai sinna juurde igast asju pakkuda. No Apple samamoodi on ju, et ta sai alguses, ütleme siis arvutitega tuntuks, on ju, ja siis hakkas looma teisi asju ja me enam ei osta sealt ainult arvuteid, me ostame ka telefone, iPod, ta on toonud selliseid tooteid, mida varem keegi pole kasutanud. iPad esimest korda tuli, tahvelarvuti, algus nagu paljud ju olid skeptilised, et kas see üldse kunagi hakkab müüma. Ehk siis, kui sul on tugev bränd ja sind usaldatakse, siis sa võidki ka hullustega välja tulla ja sinu käest ostetakse ja sa lõpuks muudad ka trende. Aga kui sa oled tundmatu persooni brändiga, mida ma ennem ka nagu ütlesin, on see, et kui sind ei teata, siis korrigeeri oma turundust. Aga kui sinu käest ei osteta ja sind teatakse, aga sinu käest ei osteta, siis on midagi viga brändingus. Et kas sul on segane kommunikatsioon, kas inimesed ei saa täpselt aru, et mis su bränd tegelikult on, või siis sa oled loonud selle nagu mööda sellest oma sihtgrupist. Ehk siis ongi see, et sa oled hästi korrektne ja niisugune viisakas ja tore ja mis on nagu paljudele sihtgruppidele ka sobiv, aga sa tahad lapsi kõnetada ja nad ei tule sinu juurde, sest et sa oled nende jaoks väga kauge, on ju. No nii, aga ja tegelikult sa oled ju selle kõige kohta teinud ka koolituse, see on sul tulemas. Äkki sa tutvustad seda, et kellel on nagu rohkem huvi, et see on nii põnev teema, et mina üha rohkem saan aru, kui vajalik see on ikkagi ettevõtjatele. Ja, tutvusta, mis sul tulemas? Ma tegin selles mõttes, et ma olen varem teinud ka erinevaid selliseid online formaate või nagu programme ja seekord oligi siis selline brändi loomise selline, ütleme, meistriklass, mis on 1,5 kuud kestev, ta hakkab 4. novembril ja kestab kuni 20. detsembrini, nii et jõuluks meil on tehtud see asi. Aga selles mõttes, et siis selle mõte ongi nii-öelda samm-sammult siis selle 1,5 kuuga nii-öelda teha see kogu see protsess nii-öelda läbi. Et seal on 3 erinevat paketti. Üks on siis see standardpakett on siis selline, mis põhimõtteliselt on see, et teete mulle paar kohvi välja, et ta maksab nagu nii-öelda tavahind on 49,90, siis see 1,5 kuune pakett. Aga siis selle grupi liikmetele, kui te panete, me pärast paneme selle info ilmselt sinna kuskile linki ka. Ja paneme kommentaaridesse. Ja, et siis selle grupi liikmed saavad siis 10 eurot odavamat, ehk siis nagu 1,5 kuune programm on 39,90 ja siis nemad saavad siis nii-öelda iga nädalase sellise tegevuskava ja ühe sellise veel nagu ka video juurde sinna. Siis keskmine pakett ehk siis VIP-pakett on 199,90 on siis tavahind ja selle grupi liikmetele on siis 179,90 ja seal on siis tõesti nagu selles mõttes 4-5 koolitust või sellist nagu videoloengut nädalas, siis üle nädala on grupi coachingu sessioonid, kus saab ka küsimusi esitada ja siis ütleme see kogukonna asi ja nii edasi, et sellega liitumine. Ja siis siin grupi liikmetele siis sooduskoodiga siis Katrin on sooduskoodiga Katrin on siis 179, siis 20 eurot odavam. On võimalus ka Lux-paketiga, mis on siis individuaalne lähenemine ja seda on mul ainult 5 tükki, et sinna ma seda soodustust kahjuks ei paku, et seal on lihtsalt piiratud arv, et kuna see nõuab sellist individuaalset lähenemist, siis mul lihtsalt ma ei saa sinna nagu väga palju rohkem võtta, et see on siis 799 eurot, see 1,5 kuud, aga siin me tõesti nagu selles mõttes seal on 4 tundi nagu personaalset sellist lähenemist, et me saame nagu koos läbi arutada. Et jah, et kes nüüd tegelikult mõtleb, et ta nagu üksinda võib-olla jääks hätta, et siis see programm on nii-öelda mõeldud, ongi nendele mõeldud ja eelkõige ikkagi jah, tegelikult väike ja mikroettevõtjatele, kes peavadki natuke ise pusima nende asjadega, et kui sa oled suurem ja nii edasi, et siis sul on ju saadki nii-öelda sisse osta selle teenuse. Ma küsiks nagu, et vaatasin enne lahedalt sa väljendasid, et see kuidagi see brändi see hingus või niimoodi, et paljudel on see, et neil lööb selle ploki ette, mina ei tea, mis see on, kust see tuleb või kuidas see tuleb või kuidas seda luua. Et kas sinu koolitusel nagu kuidagi inimesed jõuavad sellele lähemale või saavadki? Ja me alustamegi tegelikult selle hõngu loomisest nii-öelda, mis on see sisemine osa. Me tegelikult alustame, nagu ma ütlesin, seda tulebki teha seespoolt väljapoole, ehk siis me alustame tegelikult selle hõngu loomisega, siis me tegeleme selle
visuaaliga, mis peab toetama seda sisemist hõngu ja peale seda siis me mõtleme ka läbi tegelikult kanalid, et noh, sest kõigil meil on nagu siis noh, kus me siis kommunikeerime seda meie nagu oma brändi, et me mõtleme ka lõpuks nagu noh, läbi siis, et kus me peaksime olema nähtavad, kus üldse nii-öelda näidata oma seda brändi ja lisaks me peame ka siis nii-öelda läbi mõtlema, et kuidas me kommunikeerime ka läbi oma sotsiaalmeediakanalite ja nii-öelda teeme ka korda need, mis olemas on. Ma saan aru, et seal on see sihtgrupi teema ka ikkagi kindlasti sees, et seal, kelle jaoks me peame, kus olema nähtaval. See on kõik see algus, et me selles mõttes alustame ikkagi täiesti sellest, läheme nagu nii-öelda juurte juurde tagasi, nagu ma ütlesin, et me mõtleme läbi uuesti, mis on meie toode, mis on see väärtuspakkumine, kellele me seda üldse pakume, kes on konkurendid, mis juba konkurendid teevad, et me läheme ikkagi nagu step by step. Et selles suhtes see ongi nagu mõeldud, et nad on nagu piisavad sellised ampsud, mida siis muidu võiks ka lühemalt teha, eks ju, aga noh, lühemalt saab edasi jagada selliseid teadmised ja võib-olla natukene ka teha nagu midagi ära, aga ütleme nii, et see 1,5 kuud on selline piisav aeg, et sa jõuad nende nädalate jooksul tegelikult ka nagu hästi põhjalikult need kõik asjad ära teha. Ja et sul on tegelikult ju vaja mõelda, analüüsida natuke ka, et see ei ole päris see brändi tegemine ei ole, et ma istun tund aega, kuulen mingi koolituse ära, mul on bränd olemas, kõik on olemas. Jah, et kahjuks nii ei ole, et selles mõttes vähemalt mina ei tea sellist võimalust, et niimoodi saaks olla. Et muidugi jällegi ma jõuan algusesse tagasi, kus me alustasime, et tegelikult ka bränd nii-öelda juhtub, ehk siis bränd tekib meil ka iseenesest, aga tihti me ei taha, et meil tekib selline bränd. Ja selles mõttes tegelikult bränding ongi see, et sa juhid seda, milline bränd sul tekib ja sellepärast seda tulebki nagu teadlikult teha ja see 1,5 kuud on ka sellepärast, et ta oleks ka nagu nii-öelda teostatav ka oma muude tegemiste kõrval, sest et ettevõtjana me peame tegelikult ka muude asjadega tegelema ja müügiga, oma põhitegevusega, et ta lihtsalt ei oleks nagu liiga koormav nagu korraga, liiga suur amps. No põnev, et ma küsikski, et kellele see sobib nagu, et kas on nüüd päris alustajad või on juba tegutsevad või mõlemad või mõni on, kes tahab rebrändimist teha, et kas ka nendele sobib? Ikka sobib selles mõttes, et rebrändimimisega ma oleks muidugi hästi ettevaatlik, et rebränding on olnud selline paari sellise suure meediaagentuuri lobitöö on ju maha müünud selle hästi, aga rebränding on tegelikult hästi ohtlik. Ta ei ole ohtlik loomulikult mitte, aga siin me räägimegi jällegi sellest mõjutamisest ja ma tuletan meelde seda tantsuliikumiste õppimist ja versus siis nagu ümberõppimist on ju, et me peame õpetama inimesed ümber. Et ma tooks kohe sellise paralleeli nagu, et kes mäletab, et millal sa, Katrin, viimati Statoilis käisid? No, ma ei tea, äkki kuu tagasi või? Okei, Statoili pole juba üle 7 aasta tegelikult Eestis, eks ju. See oli hea küsimus. Ma hakkasin mõtlema, et tanklad on kõik, on ju. Ja, selles mõttes... Ei, aga ta on Circle K nüüd vist või? Ja, ta on Circle K juba üle 7 aasta või 8. Circle K-s ma käin kogu aeg. Ja me ikkagi astume... Ja just, et me ju tihti ütlemegi, et me läheme Statoilist läbi. Väga hea, jaa. Et see tähendabki seda, et tegelikult on väga nagu pikk ja keeruline protsess ja tegelikult nagu tihti on ka kulukas protsess, et seal oli lihtsalt see, et seal nad ei saanud kasutada enam seda nime, seal olid nagu juriidilised asjad olid, aga lihtsalt see on hea näide, et kui keeruline on rebrändimine. Ei lähe peast ära, ta on igavesti sest inimest, see ongi, me peame mõjutama inimeste nagu alateadvust tegelikult ja see ei ole kõige lihtsam, eks ju. Aga ma nüüd küsikski vahele, et tegelikult, aga mis siis ongi, kui see, et tõesti see Statoil, see selleks on ju, aga kui inimene tõesti ongi mingi väga pikalt tegutsenud, teda tuntaksegi mingisuguse ala nagu spetsialistina, ta tahab seda nüüd, ta tahab vahetada. Ma tean päris mitut inimest, ma ei hakka nimesid nimetama ja tõesti nad seostavad täpselt nagu see Statoili Circle K. Ma näen seda inimest, ta seostub mul selle, ma ei tea, selle teemaga, kuigi ma juba tean ka, et nagu ta tegeleb millegi muuga nüüd ja ta tahabki midagi muud teha ja ta tahabki kas seda toote või persooni brändi nagu muul alal teha. Kuidas seda siis teha? Ja see tuleb muuta siis selle persooni brändi osaks, et selles mõttes mitte brändingut muuta, vaid muuta see tegevusala osaks. Nii nagu näiteks, kui ma toon jällegi nagu Apple'i näite, et alguses olid arvutid, eks ju,
ja siis järsku olid iPadid ka, eks ju, mida polnudki kunagi olnud. Et see tuleb lihtsalt, aga lihtsalt kõik need muud asjad peaksid neid samu väärtusi edasi kandma, on ju, et nad peaksid olema täiesti samade väärtustele nagu põhinev, eks ju, ja selles mõttes, et ja mis siis, et sinus on ühendatud näiteks, noh, me teame mõlemad, et meil nagu koolis on ka mõned, kellel on fotograafia ja hoopis siis selline nagu mingid noh, nagu mingid muud teemad, mis on tema sees olemas, et kui me räägime persoonibrändist, siis sa tegelikult hakkadki nii-öelda kommunikeerima ka seda, et kuidas sa jõudsid selleni, nagu jällegi looma mingisuguse või noh, läbi mõtlema selle loo, et kuidas see nüüd nii-öelda sai sinu osaks, aga sa pead muutma nüüd selle asja ka sinu enda brändi osaks. Ta ei ole nagu eraldi bränd, vaid ta on selle brändi osa nüüd, on ju. Et päris nagu, noh, et jah, mõnikord on mõistlik teha rebrandingut, aga kõige tavalisem on see, et rebranding on sobilik nendele, kes on mingisuguse jamaga hakkama saanud, on ju, või noh, et kuidagi nagu on juhtunud midagi, et siis tasub teha täitsa rebranding, et see on nagu see koht, kus mina soovitaksin rebrandingut, aga muidu nagu saab alati nagu noh, jah, sa saad natuke võib-olla tuunida ka värve ja natuke nagu seda noh, nagu logo natuke võib-olla natuke täiustada ja nii edasi, et nii-öelda nagu tuleks siia juurde see üks osa, mida võib-olla ennem ei olnud, on ju. Et see tuleb kõik läbi mõelda, aga see on kõik võimalik, et ei pea kohe nagu rebrändima ennast. Noh, rebrändima võib-olla tõesti need, kes on aru saanud, et noh, nii nagu me rääkisime, et ma käin pintsakus ringi ja noh, sellises ülikonnas ringi ja üritan kõnetada lapsi ja mõtlen, miks nad ei haaku, on ju, et vot siis võib-olla tõesti tasuks nüüd üle vaadata kõik see kogu see bränding, eks ju. Aga selles suhtes ma korraks võtan siin lõpus kokku, et tõesti see bränding on, kui ma mõtlen ka see Statoil või Circle K või siis need inimesed, kes mul siin nagu endal siin silme ees on, et võib-olla nad ei taha, et ma nimetan, on ju. Ma ei hakka nimetama, aga lihtsalt, et kui sa mingil alal sa oled tegelikult juba nii ehitanud, nii tugeva brändi, et kui sa tahad midagi muud teha, siis sa pead ikka päris kõvasti tööd tegema, et seda uut brändi ehitada. Et ma tean inimesi, kes nagu selle vana tahavad täitsa maha jätta. Mitte sellepärast, et nad on seal mingi käki kokku keeranud, vaid nad ei taha sellega tegeleda. Siis ongi see, et selles mõttes, et üks variant on see, et kui ta on teinud enne mingisuguse teenuse või toote brändi ja pole seda üldse oma persooni brändiga nagu sidunud, no siis ta teebki uue brändi, uue toote ja teenusega seonduva brändi. Ja siis ongi nii, et see bränd, mis ta on sidunud persooni brändiga, kui ta on sidunud persooni brändiga, siis on see, et selles mõttes, et ütleme nii, et sa oled palju olnud nagu raamatupidajana tuntud, on ju. Noh, ma võtan sinu näiteks, on ju. Ja nüüd sa oled koolitaja. Nüüd sa pead hakkama lihtsalt ennast usutavaks tegema ja needsamad alustalad läbi mõtlema, aga mitte väga suuri muutusi tegema, on ju, nagu selles mõttes, et sa ju ei ole kardinaalselt teine inimene. Sinu tugevus on tegelikult koolitajana, sinu tugevus sellel alal, mida sa koolitad, on ju, ettevõtlus, sinu tugevus ongi sinu finantsid, ehk siis sa ei saa öelda, et sa enam et unustame nüüd sinu finantsid ära, vaid võtame sellest nagu selle parema osa, et sul need tugevad finantsteadmised on ju, ja see on nüüd sinu osa ja nüüd sinna lisandub see koolitamine ja see teeb sinust nüüd erilise, sellepärast võrreldes teiste ettevõtluskoolitajatega, et sul on nüüd see tugevus ja sa saad seda kogu aeg kommunikeerida. Sa ütledki, et sa oled olnud nagu nii palju aastaid raamatupidaja, tegelikult veel siiamaani tegutsed, sa muudad oma eluala, see on üks osa sinu loost, on ju, et see lugu ju täiustub kogu aeg sinu ümber, eks ju, ja nüüd tuleb sul uus osa sinu juurde ja sa oled usutav, noh, kui me mõtleme neid nagu alustalasid, et sa pead olema ka usaldusväärne ja usutav, eks ju, et sa oledki usutav, sellepärast et sa oled ise ettevõtja, sa oled tänaseks nüüd julgedki öelda, et sa võid ka teisi aidata ja sinu üks osa on see, et sa oled olnud raamatupidaja, on ju, et see annabki sulle või näiteks fotograaf, kes tahab hakata konstellatsioone tegema, on ju, et noh, et selles mõttes, et ta on kogu aeg näinud inimesi läbi fotoaparaadi ja toonud siis selle esile nagu selle välise ilu, aga nüüd ta tahab ka minna sinna sisemusse ja hakata sealt ka seda nagu nii-öelda seda sisemust välja tooma, on ju, et selles suhtes, et need ei ole ju nagu sa ei pea lahutama neid asju, kui sa tahad läbi persooni brändi neid teha. Kui sa tahad 2 erinevat teenuse brändi teha, ja sina ei ole nagu, sa mõtled, et ma ei hakka läbi enda seda tegema, siis on lihtsalt üks bränd ja teine bränd, on ju. Aga miks see persooni brändiga kaudu on mõistlikum, sest et see annab sulle kohe eristumise koha, nagu see on nii palju lihtsam eristuda, kui lihtsalt olla üks raamatupidaja ja lihtsalt olla üks koolitaja, on ju.
ja mina olengi need ühendanud, sest minul on võib-olla mõnes mõttes nagu lihtsam isegi olnud, et noh, see finantsid ja ettevõtlus, noh, nagunii tahes-tahtmata nad on seotud, on ju. Mhm. Et ma ei ole pidanud ehitama nagu eraldi mingit brändi selle jaoks või et nad saavad niimoodi käsikäes ka käia, aga sa tõid ka selle hea näite, täpselt see fotograafia konstellatsioon, et tegelikult hästi Mhm. erinevad valdkonnad, aga tegelikult annab neid ikkagi ju üheks kuidagi kokku tuua. Vot, No vaata, aga mu oma näide tegelikult sama, et ma olin ju hästi kaua tantsumaailmas ja tegelikult nagu sportlasena tegutsenud ka, onju. Ja siis nüüd hakkasin siis tegelema toodetega ja pluss siis nagu koolitamisega, onju. Ja noh, ma olen edutreener ja see, noh, miks ma võtsin ennast kokku nagu sellise sõnaga nagu edutreener ongi see, et ma tegelikult nii-öelda kasutan inimeste arendamisel samu võtteid, mida treenerid kasutavad sportlase nii-öelda tippu aitamisel, eks ju. Et selles mõttes just, et ma juhendan nii-öelda läbi samade teadmiste, mis ma olen ise kogenud ja ma tean, et need asjad võivad viia eduni. Et ma lihtsalt toon selle spordimaailmast, et minus on see kõik ühendatud, et minu tugevus ongi see, et ma oskan inimeste potentsiaali avadagi nagu tänu sellele, et ma tean, kuidas seda spordimaailmas tehakse. Loomulikult ma ei hakka kedagi jooksma sundima, on ju, või kedagi nagu venitama, on ju, või midagi iganes, aga ma venitan tema mugavustsooni laiemaks, on ju. Ja selles mõttes, et ma ikkagi ühendan kõik need asjad enda sisse, ma ei varja, et ma olen sellega tegelenud, eks ju. Et kuigi võib-olla ma ka alguses mõtlesin, et no ma ei tea, kõik mõtlevad, et tantsija on ju, et noh, et ei võeta tõsiselt selles valdkonnas on ju. Aga noh, tegelikult noh, selles mõttes, et noh, endine tippsportlane selle noh, et ma tean midagi, mida tuleb teha selleks, et nagu tippu ronida, eks ju. Et ma tean, et tipp ei ole see, kuhu kukutakse, et sa pead sinna ronima. väga hea paralleel sul selle spordiga ka, et noh, need annab ühendada neid asju, nii et Jaa. loovad, peab selle loovuse nagu lahti laskma, et Mhm. selles suhtes on hea, et ettevõtjatena meil on see vabadus tegelikult, et oleme Jaa. loovad ja oleme julgemad ja Mhm. aga aitäh sulle, et sa tulid, et ma sinuga tahaksin pikalt-pikalt jutustada, aga me saame seda ka eetriväliselt teha, on ju. Ja. nii, aga ma loodan, et kuulajatel oli ikka väga põnev ja me paneme selle sinu koolituse lingi ka siia alla ja sa oled ikkagi naine, kes teab, mida räägib, onju. Ja nii ägedalt sa tõid neid paralleele ka, et super äge, et sa tulid meile siia rääkima ja meile siia gruppi väärtust tooma ja minul oli väga põnev ja ma usun, et kuulajatel oli ka väga põnev. aitäh sulle Aitäh kutsumast ja ma loodan ka, et oli põnev ja oli kasulik vähemalt kellelegi. ja olgu, ilusat päeva. Ja kõigile minu poolt ka Kohtumiseni. ilusat päeva. Kohtumiseni. Tšau.